Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 94. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna ma kutsusin külla ühe inimese, kelle peale ma olen mõelnud seda teema käsitlemist juba ausalt öeldes selle aasta alguse poole pealt, vist isegi veebruarikuust, kui ma siin huubisse salvestama hakkasin, et tahaks perepesa tegemistest rääkida, kuna siin on ka flyierid olemas, eks ju, ja mõtlesin, et peaks rääkima, aga kuidagi ei olnud seda õiget hetke nii-öelda. Ja siis käis Priidu meil kolledžis rääkimas perepesast ühe loengu raames. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan kutsuda Priidut jutustama. Ja järgmine etapp oli juba see, kui ma märkasin Priidut ühel spordiüritusel koos perepesa tibuga. Vist oli tibu. Täpselt nii. Tibuga, jah. Ja siis ma mõtlesin, et ei, no nüüd on küll viimane aeg kutsuda Priidu Leok jutustama. Nii et tere tulemast, Priidu Leok. Tere. Alustame selles mõttes natukene kaugemalt, et ma tean, et raadioeetris on perepesast juttu olnud, aga meil siin podcastis veel ei ole, et mis ettevõtmine on siis perepesa? Perepesa on kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus. Perepesa pakub terviklikku lahendust, kuidas teha süsteemset ja koordineeritud ennetustööd ning korraldada varajast märkamist lapse ootel ja väikelastega perede seas kohalikul tasandil. See on nagu ühe uksega koht, et ühest kodulähedasest kohast. Ja iga perepesa on tegelikult oma nägu, et meid on hetkel Eestis 10 tükki ja 3. siis avatakse ka Paides perepesa, tema on 11. Nii et see on selline suurene võrgustik, perepesade võrgustik. Mida see tähendab see ühe ukse süsteem, et väga paljudel sotsiaaltausta ei ole, ei tea, mis see tähendab, et mis see tähendab? Et sealt uksest võivad tulla sisse kõik, kellel on siis selles vanuses olev laps või on lapse ootel ja siis koha peal hakkame vaatama, et kõik teenused on meil olemas, nii palju kui on ja neid me siis hakkame vastavalt pakkuma. Et võib tulla lihtsalt mängutuppa mängima, ei pea olema mingit muret, mingit probleemi, et kuna see on ennetus, siis oodatud on kõik. Ja mängutuppa võivad tulla ka need, kes ei ole otseselt Pärnu linna kodanikud, et samamoodi on nad oodatud mängima lastega. Ja meil juba eelmine suvi käis ka inimesi, kellel on kas suvekodu Pärnus või on ta siin lihtsalt puhkamas, külastab mõnda teist perepesa ja siis see reklaam nagu liigub meil ja siis on nähtud ka neid juhtumeid, kui inimene vaatab, et Pärnus on selline tore asi olemas ja tahaks tulla Pärnu elanikuks ja mingi aeg ta ei ole, aga varsti juba on Pärnu elanik. Aga jah, et ühe ukse süsteem ongi see, et koha peal vaatame, mida siis pakkuda ja mida siis inimene vajab ja mida see pere vajab. Et see teenused ühest kohast on asja mõte. Mis teenused siis on? Et perepesa on siis Pärnu õppenõustamiskeskuse juurde loodud selline pisikene üksus. Meil endal on siis tööl siis olen mina, perepesa juht, siis on mängutoa juhendaja ja psühholoog. Et need on nagu inimesed, kes on meie enda palgal, aga samas kasutame siis koostööd õppenõustamiskeskuse teiste teenustega, seal on logopeed, kes aitab meil ühte kõnearenduse sellist teenust teha. Ja samamoodi on ka lasteaedade sotsiaalpedagoogid, kes aitavad meid. Et ehk siis perepesa on natuke laiem kui ainult need paar ruumi seal allkorrusel. Et meil on ristkasutus siis õppenõustamiskeskuse saaliga ja vajadusel saame ka teisi ruume kasutada. Ja mina ise siis pakun lisaks sellele juhitööle teen ka pereteraapiat. Et kuna ma olen pereteraapia koolis väljaõppel, et olen hetkel superviseeritav pereterapeut, siis täitsa pereteraapia on meil ka esindatud. Tänases ühiskonnas mulle näib, et on hästi palju sellist
ärevust tulenevalt erinevatest olukordadest, alates sellest COVID ajast kuni siis järgmise kriisini on ju. Ja sellises keskkonnas nagu üldse enda vaimset tervist hoida on võrdlemisi keeruline nii-öelda, rääkimata siis sellest, et suudaks veel nagu lapsi kasvatada on ju. Et kuidas selle suure virvarri sees siis ennast hoida nii, et oleks ise kenasti hoitud ja ka enda järeltulev põlv nii-öelda kenasti hoitud? Kui ma nüüd, see on jälle pikk küsimus, ühe lausega ei saa vastata, on ju, et tuleb teha esiteks seda, mis endale meeldib, oma tegusi planeerida ja siis kindlasti vaadata seda töö ja puhkeaja tasakaalu. Ehk siis ei saa olla nii, et ma ainult töötan ja vaba aja ka planeerin ära ja siis imestan, et miks mul kuskilt tervis logiseb, ja teha ka võimete kohaseid asju, et tasub võtta neid asju, millest jõud üle käib. Et ei ole mõtet hakata, unistada võib suurelt, aga teostus peab olema võimete kohane. Et jah, kui seda eduelamust ikkagi ei tule, siis see teisipidi hakkab pärssima seda usku endasse nii-öelda. Ja neid väikseid märkamisi, endale pai tegemisi, neid tuleb ka nagu teha, et kui mingi suur asi saab tehtud, siis vahel on nii, et kas teised märkavad või mitte, aga ise tuleb seda märgata ja endale siis midagi kas lubada, et millest oled unistanud. Et selline enda kiitmine või endale, ma nimetan pai tegemiseks, et tuleb võtta see aeg. See on ühtepidi meile nii võõras veel, sellepärast, et ennast kiita, see tundub justkui isegi vanasõna ütleb, et ennast kiitmast ma ei väsi, on ju. Et see on justkui nagu halvamaiguline. Kuidas sellest üle saada, et tegelikult on okei olla endaga heas suhtes nii-öelda? Seda ei pea ju avalikult tegema kusagil, see võib ju inimene lihtsalt endale midagi head lubada ja ei pea seda isegi välja ütlema. Aga kui teised ei kiida, siis ju tuleb ju võtta see aeg ja kuhugi nii-öelda kas siis mitte otse, aga natuke kaudsemalt mitte olla liiga tagasihoidlik ja muidu ei märgata. Vahel on seda. Aga see on natuke harjumatu meile, eriti eestlastena, me oleme natuke nagu selles osas nagu, ütleme siis ka rakumälus nagu maha tambitud, et ei hakka see siin midagi sõna võtma, on ju. Et kuidagi nagu keeruline kohati sellest välja tulla ja öelda, et tegelikult me oleme päris suuri asju teinud, et on aeg nagu ära visata see justkui nii-öelda talupoja rüü ja öelda, et kuule, me oleme nüüd edasi jõudnud ajaga, on ju. Ma arvan, et see tuleneb sellest, tuleb vaadata, kust me tuleme. Et mis oli tol ajal mingid aastakümned tagasi kasulik. Et kõik need küüditamise ajad ja siis ellu jäid need, kes võib-olla vähem kuhugi nähtavale ronisid. Et tuli hoida sellist madalat profiili selleks, et jääda ellu. Ja siiamaani vahel need vanaisad, vanaemad, kui lapselapsed küsivad, et räägi sellest ajast, neil on sees see ikka, et nad, neil oleks väga palju rääkida, aga löövad käega, et mis ikka, et ikkagi see hirm, et kui ma selle välja räägin, et mis siis võib juhtuda. Et äkki hakatakse uurima, kus ma mingisugust materjali sain oma maja ehituseks või kuigi riik oli teine, keegi ei tule 30 aastat hiljem enam uurima, et kust ja mida. Aga see hirm, et midagi võib välja tulla, mingi vana saladus või ma arvan, et see tuleneb kusagilt sealt. See on hästi kurb, kui kaua me kanname selliseid traumaatilisi kogemusi. Ja see on ju tohutud, see on ju nii ammu tagasi. Kanname neid läbi põlvkondade, et kui need asjad jäävad avamata, need saladused jäävad käsitlemata, siis isegi inimesed on kadunud, aga see tunne või see on ikkagi sees ja kasutatakse samu väljendeid ja keegi ei tea, kust need tulevad, aga need on mitu põlvkonda varem toimunud mingisugune tõrge mingisuguses normaalses energia liikumises ja sellest on ikkagi see allasurutus. Kuidas seda leevendada? Mina kui nüüd uue põlvkonna nii-öelda esindaja on ju rääkides enda eelnevatest esivanematest, eks ju, et kuidas mina saaksin neid mustreid murda, kuidas mina saaksin teistmoodi teha?
no seni, kuni saab veel küsimusi küsida eelneva põlvkonna inimeste käest, tasub seda teha, tasub võtta aeg, et rääkida ja avada neid teemasid ja saada teadlikuks, et minevikus juhtunut ei saa ju muuta, küll saab neid tagajärgi või neid asju nagu tööd nendega teha, et oleks asjadel natuke teised lõpud ja muidugi saada teadlikuks üldse, et mis on toimunud. Ja see juba aitab, et siis me saame teada, kust mingi asi tuleb. Ja muidugi see, et mingid asjad tuleb lihtsalt suuta nagu lahti lasta, et kogu aeg me teame küll mingit halba asja, aga kogu aeg sellele mõeldes see meid jälle ei aita, et me nagu kogu aeg siis võimendame seda enda sees. Aga jah, et jälle, need on pikad teemad siin 1-2 lausega on väga keeruline öelda. Ma mõtlen, et kui keegi tuleb ka siin perepessega, keegi ei tule, võib-olla mõni tuleb teadlikult selle mõttega, et mul on abi vaja. Aga võib-olla mõni tuleb mängutuppa lihtsalt niimoodi, et ta pidi teie juurde sattuma mingil kindlal põhjusel, eks ju. Ja kui palju siis selles keskkonnas te oskate neid mustreid nagu märgata või tähele panna ja siis vajadusel suunata nii-öelda? Juhi töö on natuke laiem, see mida mina teen, et päris kõigiga ma ei saa sügavuti vestelda, kes meil uksest sisse tulevad. Aga mängutööjuhiga me ikkagi neid, tema saab küsida, tema saab märgata ja siis me arutame ja tihti läheb ka aega muidugi enne kui see usaldus tekib, et ta üldse hakkab rääkima. Sellepärast ongi, et me oleme lihtsalt olemas, me oleme võimalus ja kui see usaldus on tekkinud, siis saame võib-olla hakata aitama. Ja valmisolek abi vastu võtta peab olema all. Aga inimesed on erinevad, siin jälle ei ole sellist ühtset vastust, et me tegelikult ikkagi katsume olla nende inimeste jaoks olemas, vaadata ja märgata, kuidas lastega toimetatakse. Ja kui on midagi, mis väga häirib, siis natuke täpsustame, et miks just nii ja mitte teisiti. Et kindlasti me ei taha näpp püsti hakata see lõpetama, et siis me lihtsalt kaotame kliente, see ei ole ka eesmärk. Ja vahel ongi, et inimene on ju iseenda pere ja suhete ja süsteemi ekspert, et see ongi see, meie asi on olla uudishimulikud, et miks ta just teeb nii ja mitte teisiti. Ja ma olen kaugel sellest, et ma näeks maailma väga mingisuguse juhise järgi, et ainult üks variant on õige ja ainuvõimalik ja ainult see on teaduspõhine ja et kindlasti see avab ka meie silmi ja märkame, et võib-olla tuleb midagi uut ja huvitavat just kliendi poolt. Sest vastakuti me ju mõjutame üksteist. Meie üritame neile midagi anda ja nemad annavad meile tagasi ja muudavad meid ka ja meie mõttemaailma. Te olete nüüd aasta aega toimetanud, et ma tean, hiljuti pidasite sünnipäeva, palju õnne. Aitäh. Kuidas seda aastat võib siis praegu juba sõnastada, kirjeldada, kokku võtta? See aasta oli täis, nagu Ameerika mägi, et oli sellist positiivsust, oli ka väljakutseid. Ja kõik päris nii ei läinud, nagu tahtsime, aga lõpuks, kui nüüd aasta peale tagasi vaadata, siis midagi väga halvasti ka ei ole läinud. Et lihtsalt ei läinud alati seda rada pidi, mille mina olin valinud või mille meie meeskonnana valisime. Iga uue asja käimalükkamine on väga energiamahukas. Kõik asjad on uued, kuigi paljusid inimesi, kellega oli vaja asju ajada, ma ju teadsin, tundsin, aga olles teises rollis on ikkagi kõik hoopis teistmoodi. Ja need ei ole segaduse kohadega, on mingid asjad, millega on vaja harjuda. Et kuna seda meie perepesa mudelit on nagu välja töötanud Lapse Heaolu Arengukeskus, siis nemad on pannud need väärtused ja ka selle, mis on põhiteenused ja mis peaks olema ja mis moodi ja täpselt isegi meie tibuvärv ja kõik on nagu tuleb kusagilt mujalt, mis on nagu nende töölaual olnud. Ehk siis meie mingid asjad oleme üle võtnud ja ei saa päris juhtida. Samamoodi on Pärnu linn, kes on nüüd otsapidi selle perepesa pidaja. Ja nende see allasutuse juht siis, kes õppenõustamiskeskust juhib ja ka sealt tuleb see juhtimine, et see on nagu mitmetasandiline juhtimine, et minu nimi on küll juht, aga ma pean kõigiga nagu arvestama ja kõigi soovidega.
ja sellise kesktee leidma, et asjad saaks tehtud ja õiges kvaliteedis ja õigetel väärtustel. Aga noh, see ei ole nagu ühe inimese soolo ega ka ainult meie väikse 3-lise meeskonna soolo. Mõtlen, kui see mudel on välja töötatud ikkagi sellise ühtse struktuurina nii-öelda, aga kogukonnad ja kohalikud omavalitsused ja elanikud on ju nii erinevad, et seal tuleb ka ju kohandusi leida kuidagi. Ja mingisugustes asjades see paindlikkus loomulikult on ka olemas ja kõik perepesad on ju väga erinevat nägu, et isegi need alluvused on erinevad, et on osad perepesad, mis on üle Eesti, on rohkem nagu sotsiaalasutuse külje alla pandud, meid on hariduse alla. Ja siis on seal veel, et erinevad ruumid, suurused, mõnel on aed, mõnel ei ole, saab nagu väljas paremini tegevusi teha. Et väiksed erinevused on. Aga need teenused, mida te pakute, need on siis tasulised, tasuta, kuidas need on? Kui mängutuba on tasuta ja on ka kõigile tasuta, siis need teenused on meil Pärnu linna elanikele tasuta. Just, ma räägin eelkõige põhiteenustest. Ja siis, kes ei ole Pärnu linna sissekirjutusega, aga tahab meie teenusel osaleda, siis selleks on meil hinnakiri. Et me ei ütle ei, aga siis lihtsalt on inimene teadlik, et selle eest tuleb ka natuke maksta. Ja mis on lisateenused, siis väga sümboolne raha näiteks on selle Kordani vana nimega perekool, et seal oli väga väike selline sümboolne raha, mis aitas kohvilauda seal teha. Tegelikult põhiline teenus ikkagi oli tasuta. Aga jah, need põhiteenused siin on lausa ette antud meil, et need peavad olema meil tasuta. Kuidas sinu praktika näitab, et kes teenusele enne kõike jõuavad? Ma võib-olla eksin siin kohal ja võite, et sa vabalt mind parandada, aga mulle nagu näib, et need, kes nagu päris teenust tegelikult vajaksid, nemad võib-olla isegi ei julge endale tunnistada seda, et neil seda nagu vaja on. Kindlasti on ka selliseid näiteid, et me saame aidata ikka ju ainult seda, kes ühelt poolt abi vastu võtab ja teiselt poolt nagu meiega nagu kontaktis on ja samamoodi mõtleb, et tõesti, et kui tema väärtushinnangud asjad on hoopis teistmoodi ja ta ei näe, et abi vaja oleks, siis tõesti ju aidata ei saa. Aga jah, me teeme koostööd siis Pärnu linna lastekaitsjatega, et nemad on ka meile kliente suunanud ja meie olemasolu seda infot levitanud. Erinevad variandid on kõik. Aga kuna see on eelkõige ennetus, siis jälle päris kõike me teha ei suuda, ei saa. Et on mõni teenus, mida me oleme üritanud siin teha, aga me ei ole nagu olnud väga edukad. Et tuleb alati vaadata, et kus meie need võimed jooksevad ja milleks me tegelikult loodud oleme, et eelkõige oleme me ikkagi ennetus. Ma olen mõelnud selle peale, et ega meil vist praegu üleliia palju ei tehta tööd just beebiootel naistega, et pigem juba mulle tundub sotsiaalvaldkonna siis, kui on juba keegi sündinud ja juba mingisuguse probleemid ilmnevad. Aga see lapseootusaeg on tihti see koht, kus nagu jäävad mingi asjad nagu märkamata justkui. Võimalik, et samas kui räägime nendest lastekaitse vaateväljas olevatest peredest ja siis seal on ka seda tuleb ette, et see järjepidevus on läbi põlvkondade, et siis on nad ju vaateväljas kogu aeg, ka siis, kui vahepeal lapsed on juba suureks saanud, aga keegi jääb lapseootele, siis ikka on nagu vaateväljas edasi. Kas nemad siis ka teile kuidagi nagu suunatakse või jõuavad nemad ise kuidagi võib-olla reklaamipõhiselt teie juurde? No eelkõige meie juurde jõuavad ikkagi läbi reklaami. Meil on oma sotsiaalmeediakanalid, et kutsungi kõiki meid jälgima, kes praegu kuulavad. Et on nii Facebookis kui Instagramis meil see jälgimise võimalus ja kõik uuem info on seal üleval. Ja samamoodi ka on meil koduleht. Nii et ka kõik tähtsam info on seal üleval ja lisa infot saab veel, kui juurde otsida. Aga läbi nende teiste spetsialistide, kes siin mitte ainult lastekaitsjad, vaid ka noorsootöötajad
ja muidu sotsiaaltöötajad ja kõik meile ju saadavad, aga noh, nad ei tee seda kuidagi nii, et see on minu saadetud inimene, meie ei pruugi seda teada saadagi. Et eks me oleme neid oma reklaame nii-öelda lehekesi viinud ka Pärnu linna haiglasse, kus väiksed lapsed, kes sünnivad, siis peaks neile antama kaasa siis meie reklaami. Käime siis ka lusikate peol, oleme juba käinud oma tibuga. Siis linnaruumis üritame olla nähtavad, samamoodi seal jooksuüritusel. 2 silla klubiga on meil koostöö, et meie tibu tohib seal laste jookse aidata korraldada ja temaga saab pilti teha ja noh, jälle tegelikult on see natuke ka reklaam meil, et me üldse olemas olema, et Pärnu linna elanikud meist teada saaksid. Ja siis on lasteaedades, et on sellised perepäevad, jälle teeme koostööd, läheme tibuga välja. Et mõtteid on veel, aga noh, need on sellised esimesed, mis on praegu käima läinud. Ma mõtlen, et selline esimene aasta ongi vist, või esimesed aastad kõige keerulisemad selleks, et nagu ära selgitada, kes te üldse olete ja mis te üldse teete, on ju. Sest et seda mõistet, kui perepesa meil ju enne Pärnus ei olnud üldse. Ja me ju ei teadnud, mis see nagu on ja ma usun, et siiamaani veel, kui keegi ütleb perepesa, siis mõtleb, et okei, aga mis see nagu päriselt on ju. Et see teavitustöö vist esimestel aastatel peabki olema hästi intensiivne. Täpselt nii on, et vahepeal seda rohkem, vahepeal vähem, aga praegu on just selline viimased paar kuud on hästi intensiivne olnud, et sest inimesed liiguvad ka ringi, et seal talvel on natuke keerulisem seda teha. Sest nüüd ongi need jooksuüritus ja noh, neid talvel ei ole. Ei saa nagu teha või on need samad lasteaedade perepäevad, et need on ka kevadeti, neid ei ole ka talvel. Ja nii me toimetame, jah. Kuidas sa perepesa juurde jõudsid? Mis on sinu eellugu selleks, et sa hakkasid siis perepesaga toimetama Pärnus? Perepesast ma kuulsin mõned aastad tagasi, et selline ennetuse süsteem on Eestis olemas ja et on ka Pärnusse tulemas. Ja kohe nii, kui ma seda esimest korda kuulsin, mul tekkis huvi, et mis on ja et sellist ongi meil vaja. Et ma kuulsin seda, olles ise tol ajal veel lastekaitse spetsialist. Ja siis selles töös nägin seda vajadust, et oleks vaja ennetust rohkem. Ja panin silma peale ja kui see töökuulutus siis tuli, et Pärnus otsitakse perepesa juhti, siis ma mõtlesin, et kandideeriks ja osutusin valituks. Aga eellugu on jah see, et kunagi seda sama sotsiaaltööd õppima minnes ma juba mõtlesin, et lapsed ja pered on see teema, millega ma tahaks tegeleda. Ja olengi kogu selle alates aastast 2000 kusagilt siis laste ja peredega toimetanud erinevaid töökohti pidades. Ma olen hästi ennetuse usku, et ma usun, et ennetus on tõesti, siin näeb nagu tulemust ja see on tõesti tõhus. Et kui sinna piisavalt energiat alla panna, siis mul meeldib näha seda, et maailm muutub natuke paremaks ja et sellest on kasu. Seega erinevates ennetusprojektides ja programmides olen ma ennegi olnud ja koostöölepingute juures, siis need ongi kuhugi jäänud, et on tehtud mingid allkirjad, suur selline istumine maha, aga selline jätkutegevusi pole piisavalt olnud minu meelest. Siis nüüd, kui see perepesad tulid, see oli täpselt sinna õigesse kohta. Tästi kurb on jah, kui inimene, sa oled ju süsteemis nii pikalt juba olnud, sa ei oled näinud seda väga pikalt, on ju. Ja kui sa nagu saadki välja tuua, et aga vahetevahel ongi meil need suurprojektid just kui, neil on ka sellele hetkel mõjusus, aga see ei kesta kaua. Et see sama ennetus, mis on jäänud siiani ka üpris palju nagu tahaplaanile tegelikult, et kuhu tegelikult ju võiks see suunata fookust, on ju. Aga võib-olla siin kehtib see mõte, et parem hilja kui mitte kunagi. Et nüüd meie see soov on ka, et see perepesa muutuks juba niivõrd selle Pärnu osaks ja selle nii hariduse kui sotsi rahvas meid teab ja tunneb ja kõik arvestavad. Ja ka siis otsuste tegijad samamoodi märkavad meid ja teavad meie olemasolust.
et kui meie oleme ükskord nii kaugel, et on laua peal, et kust nüüd kokku hoida või kas see on vajalik või mitte, et siis ei ole see perepesa see koht, mis kinni pannakse või et tegelikult ju mingid garantiid ei ole, et see kindlasti siin jätkub, aga vaadates, kui väike on praegu see sündivus ja millised on perede ja väikelastega perede mured, siis ma oleks väga kurb, kui see nii läheks, et otsustatakse, et perepesa enam vaja ei ole. Tegelikult on see hull. No selles mõttes see on hull, kui palju peavad väärt teenuse osutajad ennast tõestama. Et see on oluline, et me siin teeme päris asja. No, kuna see on rahadega seotud, siis sinna ei ole midagi teha, et elada on üldse hull. Igasugu takistusi on meil eluteel, et see on lihtsalt nii-öelda juhi palga sees, et ma pean käima ringi, ma pean käima raadios, pean käima ajalehes, igal pool rääkima ja samamoodi me peame oma kõik teenused käima lükkama, et kui me ainult räägime, ja inimesed tulevad ukse sisse ja näiteks mingit teenust meil ei ole, siis nad ju teinekord ei tule, et selleks on ka vaja samal ajal, kui ma teen seda reklaamitööd, tuleb ka kõik need teenused heas kvaliteedis käima lükata. Et see on lihtsalt töö. Jah, nii äge, et sa sellesse võtad niimoodi nagu rahulikult, et see on lihtsalt töö, et ma pean seda tegema. Et seda nagu teavitustööd on ju. Et miks ma selle ütlesin, et see on nagu ikka tegelikult on hull, et ma alles hiljuti Anna-Liisa Delgadoga just haigla poole pealt rääkisime ja ka nende nagu teenuste nagu rahastamisest ja ega tema samamoodi ütles, et aastast aastasse ikkagi peab ennast tõestama, kuigi ka nende teenused on väga-väga olulised, justkui ennast juba tõestanud, et justkui ei peaks enam nagu minema küsima seda raha, et kas me nüüd see aasta saame seda toetust on ju maakondlikul tasandil. Et see on nagu nii veider, et me peame küsima sellist asju, mis justkui tunduvad, et on iseenesest mõistetavad, et see rahastus on olemas. Sõltumata sellest, et kas sa nüüd oled piisavalt hästi pildil olnud nii-öelda on ju, või siis nagu mitte. Aga on asju, mida mina muuta ei saa ja ma väga palju oma pead sellega ei vaeva. Et mina teen oma tööd nii hästi, kui ma oskan, pingutan ja mitte ainult mina üksi, vaid kogu meie meeskond. Ja siis mingil hetkel on see siis hindandmine või see vaadatakse, kuhu me oleme jõudnud ja kas sellisel kujul on asjal mõtet ja eks siis keegi teine teeb seda suuresti, et mina saan olla lihtsalt enda tööd kaitsmas ja samamoodi loodan lihtsalt, natuke peab õnne ka olema ja seda, et just need inimesed, kes siis hindamiskomisjonis oleks nii-öelda meie fännid, et teavad, mis on perepesa, see on vajalik, see on hea ja siis ongi suur osa sellest tööst ju see, et endale selliste sõprade ja fännide korjamine, kes nagu tähtsatel hetkedel õla alla panevad ja toetavad ja hea sõna ütlevad. Tõid välja, et sa hästi tugevalt ennetususku. Kuidas sa selleni jõudsid või miks sa nagu näed, et just ennetus on see, kuhu võiks seda fookust ja ressurssi suunata? Mõned lood on olnud lihtsalt nii pika ajalooga, et kui nad tulevad mingi spetsialisti lauale ja seal on nagu kihiline pirukas on täis selliseid kihte, mis kõik on enne juhtunud ja kus on võib-olla ka valesti tehtud. Ja siis ilmselgelt selle asja parandamiseks läheb umbes sama kaua aega, kui ta on enne viltu läinud. Et kui mingi asi on väga viltu kasvanud, näiteks puu, siis seda ka ei painuta nagu ühe raksuga sirgeks tagasi, vaid siis tuleb hakata teda nagu painutama, mis võtab jälle pikka aega. Ja ta saab küll lõpuks võib-olla sirgemaks, aga päris sirgeks ju mitte. Ja alati tuleb jälgida, et liiga suurt survet ei avalda, muidu läheb enne katki. Ja sama on siin üldse elus, et lihtsam on ju kohe algusest peale õiget teed pidi minna. Siis kui see pere saab sellise väikse toe varem, siis asi ei lähegi kraavi poole, et läheb ikka õigesti otse ja hiljem see on ju kokkuhoitud raha, sest iga see hilisem painutamine ja suunamine õiges suunas on rahadega seotud. Ja mul tundub, et see on isegi suuremate rahadega seotud kui see ennetuslik pool.
jah, no tagajärg ongi, ta on, erinevad uuringud ütlevad, aga alla, noh ütleme, ma olen kuulnud 8 korda on ennetus odavam kui tagajärgedega töö, no olen ka teisi numbreid kuulnud, aga alla 8 pole. Ehk siis see ei ole mingi 2 korda, et see on ikkagi need palju rohkem. Et kas me siis oleme nii rikkad, et nende tagajärgedega kogu aeg ainult tegeleda ja jätta ennetus unarusse? Et ma arvan, et ei ole. Aga mis on siis need ennetuslikud viisid, et kuidas siis nagu saab näiteks igaüks ka olles kogukonna liige aidata, märgata, et kuidas igaüks saaks siin kohal nagu kaasa rääkida just selle ennetusliku poole pealt? Selleks on meil beebivanemate vestlusringid, kus saavad oma kogemusi jagada. Kogukonnatöö meil mitmel tasandil on siin plaanis koos tudengitega teha selliseid päevi ja noh, ongi vahel see vestlus, see ühekordne vestlus psühholoogiga on õigel ajal, on palju tõhusam kui hiljem teha seda 10 korda. Et kõik sellised asjad ja samamoodi need sama programm Imelised aastad, mida pakume. Jälle kasu on suuresti just nendele peredele, kes tulevad, kui see probleemid ei ole veel väga suured. Nad saavad nagu muuta, teha väikseid muutusi oma peres, oma laste kasvatamises. Ja sellest on suurem kasutegur, kui meil on ka juhtumeid, kui suunatakse meie juurde sinna programmi, ise ei ole väga suure motivatsiooniga ja mured on juba väga suured, siis see programm ei pruugi ka nii aidata nagu. Aga kui mured on alles väikesed, siis on kuidagi ju häbi öelda, et ma ei saa hakkama, mul oleks abi vaja. Kuidas seda müüti murda või kuidas seda stigmat nagu natuke murda? Et on okei küsida abi ka siis, kui on nagu mure väike, sest et ikka aeg-ajalt jääb mulje, et issand, et nad vaatavad, et ma ei saa üksi hakkama ja siis juba ütleb lastekaitse ja nii edasi on ju. Et kuidas seda hirmu natuke nagu murda? Ega ei pruugi inimene arugi saada, et mure on väga väike, aga kui hakkab see väsimus ja kõik, et esimene samm on see, et aga proovida midagi teisiti teha. Võib juhtuda, et inimene on mingi ühes samas mustris kinni kogu aeg, ta kordab ja järjest panustab sinna, kus kasutegur ei ole kõige suurem ja tegelikult on samas kohas mingil hetkel jälle tagasi. Aga et rääkida, me loomegi selle koha, see perepesa ongi tegelikult see koht, kus need vanemad ju omavahel saavad kohtuda ja rääkida ja üksteisele nõu anda. Ma arvan, et see on tegelikult suur mure küll, et inimestel ei ole neid sotsiaalseid võrgustikke nii, nagu oli varem. Ei elata ju mitmeid põlvkondi koos ja kui inimesi ei ole su ümber, kellele sa saad rääkida, siis olles seal üksi selle murega, see väiksemaks ei lähe. Aga kuidas seda on nagu hirmu nagu murda, et aga kui ma nüüd lähengi kuskil kellelegi räägin, et siis nad arvavad, et ma ei saa hakkama? See hirm on inimese sees, et kes see teine saabki seda hirmu nii väga maha võtta, aga võtab maha kindlasti positiivne kogemus, et kui ta räägib psühholoogile oma murest, hirmust ja tal on seal mugav ja turvaline ja kõik konfidentsiaalne ja mis kõik, et siis tekib tal usaldus ja see hirm ju hakkab vähenema. Sest vastused on iga inimese enda sees tegelikult suuresti olemas. Ta peab lihtsalt leidma selle hea kuulaja, kes ta ära kuulab ja pakub erinevaid lahendusvariante seal koos temaga. Otsitakse välja neid ja vaadatakse neile otsa, et mis siis juhtub, kui teha nii, mis juhtub, kui teha naa, enne kui neid asju üldse tegema asuda. Ja siis on see positiivne kogemus, ma arvan, võtab seda hirmu maha. Et siin on võib-olla ka see mõte, et mitu pead on ikka mitu pead, et kui üksinda enda mõttes nagu marineerid ennast kogu aeg, ega siis sealt just lahendust ei tule. Keegi teine peegeldab selle mõtte tagasi või lihtsalt kuuleb ära ja siis on kuidagi juba nagu see jagatud mure nii-öelda. Seda ja inimesel endal võivad olla nagu pimedad kohad, et ta lihtsalt ei näe seda, ta ei tee seda nimelt, aga ta ei tule selle peale, et mingit asja natuke teisiti teha. Sest ta on kogu aeg nii harjunud või on see mingi perekonna traditsioon, et meie peres tehakse neid asju nii ja nii. Et ja siis ei tule selle peale, et mingit asja võiks natuke teisiti teha. Iga selline teistsugune proovimine on tegelikult ju mustri muutus.
ja muutes ühte väikest asja, muutub kogu süsteem ja kõik, mis seal ümber on. Võib-olla aeg-ajalt lihtsalt ise ei oska näha, mismoodi see muster peaks muutuma, et mis see teine samm võiks siis olla, nagu sa tõid välja, et kui kogu aeg on harjunud ühtemoodi tegema, et siis on hea, kui keegi teine ütleb, et aga vaata, võib-olla seekord ei lähegi trepist, lähed hoopis eskalaatoriga. Oleneb probleemist on ja mõned asjad on, mida ei saa muuta. See on ka on vaja aru saada, et millega peab siis harjuma või koos elama ja lihtsalt muuta saab inimene ainult ise ennast. Et väga palju loodetakse, et kõik läheks paremaks, kui see teine inimene muutuks või kui, ma ei tea, ühiskond muutuks. Et meie võimuses on ainult töö ise endaga. Ja siis ühiskond võib muutuda või see meie pilk sellele võib muutuda, kui me iseendaga midagi teeme ja hakkame teistmoodi oma elu elama. Kuidas siis teha iseendaga tööd, see on ju nii tülikas, vaevanõudev ja kohati ka valulik? Me ju teeme seda kogu aeg tegelikult, iseendaga tööd, enamus inimesi, enamus meist. Lihtsalt võib-olla me ei tee piisavalt suuri samme või piisavalt, ma arvan, et tuleb lihtsalt mingitest asjadest lahti lasta, millest me oleme harjunud neid asju endaga kaasas vedama nagu seljakotti, et selliseid hetki tuleb võtta, et mida mul üldse oma tulevases elus vaja läheb ja täpselt vanad suhted ja vanad asjad, et kui need enam ei toida, siis ei ole vaja neid kuidagi hoida lihtsalt selleks, et kunagi oli see mind toitav, aga kui ta hakkab muutuma toksiliseks või hoopis pidurdavaks, siis nendest asjadest tuleb lahti lasta. Loomulikult ei saa katkestada ju oma päritoluperega suhteid ja nii, aga kui inimene ise on muutunud ja mingid sõbrad on ühe koha peal, siis tuleb alati mõelda, et kas see annab mulle ka midagi, et nendega ma suhtlen ja siis vaadata ringi, et leiab ka uusi inimesi enda ümbert, et teha neile ruumi, et nad saaks tulla meie juurde. Ja see perepesa on selline koht, kus saab uusi tutvusi, et meil on seal tegelikult mitmed teenused, mida ei ole praegu veel jõudnud siin puudutada, on papside klubi, on erinevaid selliseid, on beebivanemate vestlusringist ma rääkisin, 2-aastase lapse kõnearendusringist rääkisin, aga tegelikult perekool on plaanis teha kohe sügisel ja siis need samad imelised aastad ja Gordoni perekool ja väga äge, sa selle papside klubiga välja tõid, varsti peatume sellel ka. Lihtsalt ühe sellise vahemõttena, et korra enne mainisid ka, et inimene on enda, kui ta jääb enda murega üksi, siis ta jääbki nagu üksi, eks ju. Ja mulle endale nagu näib, et kui me oleme nagu oma murega, siis meil tundub, mulle tundub, et ainult minul on see mure. Ainult minul on see nagu oskamatus sellasega toime tulla. Aga samas, kui ma kellegagi räägin, tuleb välja, tal on täpselt sama asi, aga nii kaua, kuni ma enda sees seda hoian, arvan ma, et issand, et ma olen nagu veidi veidrik, et ainult mul on sellised teemad, eks ju. Aga nii kui rääkima hakkad, siis tuleb välja, et teisi on veel. Ma lihtsalt toon ühe näite, et Merle Karusoo rääkis kunagi sellist juttu, mõte oli see, et kui kunagi oli see küüditamine, siis paljud pered arvasid, et ju me oleme kuidagi juhuslikult siia sattunud. Ja kuna tol ajal ei olnud ka meediat ja see oli kõik hästi kallutatud ja omavahel ei räägitud, siis väga paljud arvasidki, et see juhtub ainult nende perega. Kuigi mängus olid 10 000. Et ja võib-olla siis oligi kasulikum sel hetkel suud kinni hoida, sest siis vähemalt jäid ellu, aga see oli ellujäämisoskus. Aga tänasel päeval on nii, et väga paljud on tegelikult sarnaste muredega. Et muidugi iga lugu on individuaalne ja pole kahte täpselt ühesugust, aga need raskused, mis selle pere loomisega tulevad ja kõik, nad on ju natuke universaalsed ja siin on omad väiksed nipid, mis aitavad, et kui sellest ei räägi, siis kindlasti neid nippe ei kuule ja neid kasutada ei saa, ise välja ei mõtle. Ja selleks ongi need imelised aastad koolitus ja Triple B Baby oli meil samamoodi selline natuke lühem koolitus, aga aitab vanemaid ja kui tulla sellisele koolitusele ja neid nippe kuulda, silmaring avaldub kohe ja soovitan. Aga see papside klubi nüüd, mis asi siis see on? See kõlab nagu teleseriaal. Papside klubi on tegelikult siis on palju isasi, kellel on ka sarnased mured ja ka erinevad mõtted. Ja meil on nüüd pool aastat oleme koos käinud 1 kord kuus Pärnu perepesas
et mõned korrad oleme ka lapsed kaasa võtnud, nendega tegevusi teinud, mõned korrad on ainult meeste ring, väiksed vestlused. Ja eesmärk on siis kutsuda erinevaid külalisi meile rääkima nendel teemadel, mis papsi huvitavad. Ja teha ka ühiselt koos selliseid tegevusi, et siin nädalavahetusel on plaanis teha üks kanuumatk meil, ainult papsidega pisikene selline 3-tunnine käik. Väga paljud papsid, kui ma küsisin algul, et mis mõttega ja mis eesmärgil ja mis motivatsiooniga nad sellesse papside klubisse tulid, et ma ise seda juhin seal, siis ma küsisin. Ja nad vastasid, et ei ole ka enam nagu sellisest sõpruskonda ja teistest linnadest siia kolitud, siis selles vanuses ja ei loo ka enam seda sõprade ringi nii lihtsalt nagu lapsena sai loodud. Eks otsivad ju sarnaseid inimesi, kellega siis ka nagu arutada. Natuke nagu beebivanemate vestlusring, võib-olla sinna niimoodi papsid väga ei lähe, et see on nagu emade oma, et see papside klubi on siis nagu meestele selline koht, kus rääkida oma mures ja rõõme. Kui avatud siis mehed selles kohas on, et kui palju nad julgevad ennast avada? Järjest rohkem, et eks siin on ka see usalduse tekkimise periood, et me avame ju ennast nendele, keda me saame usaldada. Et see papside klubi on üks lihtsalt võimalus, kellele ta sobib, kellele mitte. Aga on sinna võimalik ka niimoodi hooaja kestel sisse paati hüpata või on ta kuidagi niimoodi, et mingi perioodi peale või mismoodi see on? No meil hetkel nagu mõni veel mahuks, aga mõnes mõttes iga selline poole pealt tulek ja muudab seda grupi struktuuri ka, et kui meil nüüd on juba tekkinud see usaldus ja kõik on nagu väga tore, siis kui keegi tuleb, siis see muudab kogu seda süsteemi. Et võib-olla teeme ühe teise papside klubi lähiajal, võtta ei oska öelda. Et praegu need, kes tahtsid, need tulid, nendega me oleme tegevusi teinud. Aga jah, et eks nimekirjas ole rohkem kui neid põhiliselt kohal käijaid, et ta mingi kinnine klubi ju ei ole, et kui keegi väga huvi tunneb, siis ikka saab tulla. Et ühesõnaga tasub ka pilku peal ikkagi hoida perepesa erinevatel väljunditel, kas siis kodulehel või sotsiaalmeediakanalitel, et kui on uus ring avanemas nii-öelda või mingi kursus või koolitus, et siis selle kohta info liigub ka nendesse keskkondadesse. Ja kui on huvi, siis meie kodulehelt ongi see broneerimissüsteem, et teha seal vastav teenus lahti ja seal on see broneeri, siis seal need kõik ära täita, ära saata, siis juba tuleb nagu meile siis selles ringis või grupis osalemise soov või taotlus selle broneerimisega. Ja siis me võtame ühendust ja pakume aegu välja ja saamegi selle asja käima. Mis on selle aastaga veel plaanis, et kui esimene aasta on ilusasti nii-öelda siis heas mõttes nagu ellu jäädud ja sünnipäeva tähistatud, et mis on selle aasta või uue aasta nagu fookus ja sihid? No tegelikult on laual olnud ka mampside klubi, et väga paljud perepesad ka seda teevad. Ma ise oma peas mõtlen, et seda võiks teha siiski näiteks meie psühholoog või keegi naisterahvas, et usaldusring võib-olla oleks natuke teise kaaluga, kui seda veab siis keegi naine. Et see on tegelikult üks selline, kui midagi välja tuua, mis teenust veel. Aga head asjad tahaks ikkagi hoida käigus ja jätkata nendega, et need samad põhiteenused jätkuksid. Et tasub siis tulla lihtsalt uudistama kõigepealt kodulehele ja siis sealt juba kontakti võtta. Just nii. Aga võtame sellega kokku täna. Suur aitäh, Priidu, jõudu tööle ja loodetavasti siis 10 aasta pärast saame rääkida sellest, kuidas perepesa on väga suureks kasvanud. No, loodame. Aitäh!